Kellele eeskätt koerdebassein mõeldud on? Kõigepealt on ta lõbus ajaveetmisviis, täiesti tavapärase, hästi käituva koera jaoks, kellel on hoolitsev omanik ja kes alati tahab leida mingeid uusi põnevaid viise, kuidas koeraga kvaliteetset aega veeta. Nii et ennekõike siis sellistele. Teiseks kindlasti ma soovitaks kaaluda nendel koeraomanikel meie juurde tulemist, kes ütlevad, et nende koer ei armasta väga vendad. Siin tegelikult on kontrollitud keskkond, meie treener Aili läheb vette, võtab koera päästevestis sinna kaasa, alustame hästi väikeste, lühikeste seanssidena, võib-olla 5, võib-olla 7 minuti kaupa. Siin on hea soe vesi, ei ole segavaid hääli, ei ole segavaid teisi loomi ega linde, mis võib juhtuda looduses. Laineid ei ole. Nii et kõik sellised asjad, mis võib-olla koerale, kes muidu pelgab sellist veega seotud elamus, siis siin ta, me usume küll, saab uue kogemuse, et tegelikult vesi on fun. Ja kindlasti ma soovitaks siis ka ülekaalulistele koertele. Et see on meil ju kasvav trend, eks ju, et see on väga hea viis regulaarselt käies saada kehakaalu alla koeral. Ja täna me veel ei saa öelda, et me saame seda soovitada, aga me töötame selle nimel, et hakata ka nagu füsioteraapilisel eesmärgil koeri siin ujutama. Ja täna me töötame selle nimel, et saada omale sellised koostööpartnerid, veterinaarid, kes siis, kelle ettekirjutusel me siis teeme ka füsioteraapilisi, korrektne oleks öelda, me ei ole füsioterapeudid, me teeme siis füsioterapeudi ettekirjutuste järgi lubatud harjutusi basseinis, mis reeglina siis järgnevad kas erinevatele vigastustele, operatsioonidele, kui keerulisem füsioteraapiline protseduur vees on lõppenud ja ta vajab siis sellist nagu tugilihaste püsivat toonuses hoidmist, eks ju, pärast võib-olla pikka aega olles mitte kasutanud siselihased, eks ju, siis vesi on väga hea viis, et uuesti need väiksed siselihased toonusesse saada. Sul endal on ka väga positiivne kogemus oma koeraga ujumise mõjust. Räägi sellest ka natuke. Jaa, et minu eelmine taks, praegu mul on ka taks, aga eelmine oli kõvasti ennem koroona aega, juhtus klassikaline lugu nagu taksidega ikka, nii et seljadiski väljasopistus, täis tagaosa halvatus koos seedimise halvamisega ja 14 kuud andis mulle siis kogemused isegi sellises olukorras, kus tal tehti erivetis 2 keerulist seljaoperatsiooni, mis justkui kohe ei andnud seda soovitud tulemust, aga lõid tegelikult eelduse selleks, et ma alustasin teekonda, mis viis selleni, et 14 kuu pärast see koer kõndis. Nii et miks sa tõenäoliselt küsid täna seda, on seepärast, et väga olulist rolli selles protsessis 14 kuu jooksul mängis vesi. Me jäime küll siis nagu sügis-talvisesse aega ja toona oli Tallinnas veel üks pisikene ujumisvõimalus, täna seda kahjuks ei ole enam kesklinnas ja ma nägin seda veejõudu seal. Et see oli siis aeg, kui oli 2 oppi tehtud, ei tekkinud tundlikkust tagasi ja me hakkasime siis tunniajalistel seanssidel käima ujumas. Väga sarnane bassein nagu meil, lihtsalt oluliselt väiksem küll, kus samamoodi treener oli kalipsoga, vannis sees, korral päästevest ja siis 10-minutiliste seanssidega, vahepeal puhati, toimus siis see ujumine sellisele täiesti halvatud tagaosaga koerale. Ja see vaatepilt oli ilus, kui ta tuli sealt veest iga kord välja, ma hakkasin teda kuivatama fööniga, siis ta reflekside pealt tõusis tagajalgadele üles korraks mõlema jala peale. Kukkus potsti tagasi, aga see näitas, eks ju, kuidas tegelikult hakkasid tööle need signaalid aju ja lihaste vahel tänu sellele, et ta sai nii tugeva stimulatsiooni vees, eks ju, nendele mitte töötavatele erinevatele lihastele, nii et see inspireeris mind nii tohutult, et siis lisaks igapäevasele massaažile, akupunktuurile, oleme tänu suurepärastele eriveti neuroloogidele 14 kuu jooksul, kus siis loomulikult basseinis käimine, sain ma selle taksipoisi jalgadele ja elas veel ligi 5 aastat pärast seda. Aitäh!